Tere ilusat hommikut. Käes on jälle aeg pühapäevaseks mõtiskluseks. Ja täna hommikul ma istusin pliiatsi ja paberiga ja panin siis kirja mõned mõtted endale, et miks siis afirmatsioonid ei tööta alati. Et mõnikord nad võivad töötada, aga et miks nad alati ei tööta. Ja see põhjus, miks nad alati ei tööta, on meis endas. Ja ma mõtlesin, et ma siis jagan seda teemat ka sinuga. Või vastupidi, tegelikult ma mõtlesin, et ma tahan sellest teemast täna sulle rääkida ja mõtete koondamiseks ma panin siis mõned mõtted kirja endale. Ja toon välja 3 peamist põhjust, miks afirmatsioonid ei tööta, ehk siis mis on meie enda sees sellist, mis blokeerib, mis takistab ja mis ei lase siis vastu võtta neid asju, mida me justkui oleme tahtnud, justkui oleme taotlenud. Võib-olla oled sina ka üks nendest, kes on seda kogenud, et soovid või taotled või palud või paned kirja, teed visioonitahvleid, ei tööta. Loed raamatuid, käid koolitustel, teed igasuguseid omast arust inspireerivaid asju, aga ikkagi need enesesisendused ei tööta. Kui sa oled üks nendest, siis pane siia video alla plussmärk kommentaariks, et ma tean, et ma ei ole üksi, et ka minul on olnud neid olukordi, kus justkui mitte miski ei tööta. Ehk siis oled käinud kursustel, oled lugenud raamatut, oled kirjutanud päevikut, oled väljendanud tänulikkust, oled teinud mitmesuguseid, nagu visioonitahvlit juba ma nagu nimetasin, mitmesuguseid muid praktikaid. Ja mis selle tulemusel siis muutus? Et oled teinud nädalaid, kuid, võib-olla isegi aastaid, et mitte midagi. Miks? Ja vaata, siin on nüüd, kuidas ma ütlen, et elu ei ole selles mõttes nagu ei toimu sündmused lineaarselt, et võib juhtuda, et näiteks, et sa oled teinud mitmesuguseid asju, et sa oled muutnud enda mõtlemises näiteks midagi ja sa näed, et elu justkui natukene hakkab sulle vastama. Justkui nagu hakkad õigesse ritta minema, eks ole. Ja siis juhtub, et ma ei tea, auto läheb katki või mingi elektrisüsteem ütleb üles või töö juures juhtub midagi, et jääd oma tööst ilma, kas siis koondatakse või juhtub mingeid muid asju. Et ühesõnaga justkui nagu hakkab tulema see edu, justkui hakkab minema paremaks ja tekib tagasilangus. Et see on üsna paratamatu ja väga paljud inimesed on siis seda kogenud ja märganud oma isikliku naha peal nii-öelda. Siis et kuidas siis, ühesõnaga, et see, mida ma nüüd edasi võib-olla räägin, võib osade kuulajate jaoks olla natukene sükene kibe tõde või karm reaalsus. Et põhjus on siis selles, et su aju ja närvisüsteem ei ole tegelikult selleks suureks muutuseks valmis. Ja miks ei ole valmis? Sest hästi lihtne on öelda, et uskumused ei toeta või uskumused on pigem siis nagu piiravad või takistavad. Ja see on täiesti õige, et uskumused ongi seal taga, aga tihti meile tundub, et just kui me sõnastame asju ümber, sõnastame positiivses võtmes, kordame ja nii edasi, et ma liiga palju juba ütlen endale, et jah, see on nii, juhtub see ja see, eks ju, ja et miks ta siis ei juhtu. Et sisendused, ükskõik kui lihtsad need tunduvad, ükskõik kui palju me neid kordame, siis juhtub see, et kui meie psüühika ei ole selleks valmis, siis sügavamal tasandil tekib meil ajus selle koha peal blokeering. Ehk siis meie mõistus blokib ära. Ükskõik kui palju sa endale kordad, et ma olen edukas, ma olen rikas, mul on õnnelik suhe, mul on suurepärane tervis ja nii edasi. Seda kõike võib olla meeldiv kuulata. Aga mu teadvus või sinu teadvus ei usu seda. Ja teadvust või meie, ütleme siis aju või ka alateadvust ei ole võimalik petta. See tähendab seda, et kui su kehas, su raku tasandil on kogemus ja mälestus selle kohta, mis on mitte sündmuste kohta, sest kirjeldusi sündmustest me saame oma peas ümber kirjeldada.
aga pigem on see siis selline häiriv tunne nende sündmuste kohta, et näiteks mul on mingisugune viletsuse või vaesuse tunne on salvestunud minu energia välja sügaval raku tasandil, on ju, siis ükskõik kui palju ma siis kordan neid positiivseid ja kasulikke mõtteid, tekib meil nii energeetiline kui füüsiline dissonants, et mu keha läheb plokki, on ju. Täiesti, kuna see toimub raku tasandil, siis see tähendab, et see toimub ka lihaste tasandil, see toimub ka energeetilisel tasandil. Ja sealt siis juhtub see, et sa justkui teed, aga tulemusi ei ole. Ja miks siis? Sellepärast, et kõrgematel jõududel on sinu sisekõnest Jumala ükskõik, sest nemad nagunii meie eesti keelest aru ei saa. Ega ka ühestki teisest 8000 keelest, mida maailmas räägitakse koos murdekeeltega kokku, on ju. Kõrgemad jõud ei mõista neid keeli. Kõrgemad jõud mõistavad ainult ühte keelt ja see on sinu energeetiline seisund, energeetiline vibratsioon. Et ma ei tahaks öelda siin, et tõuse kõrgemale sagedusele, et sagedused, et me ei saa oma loomulikust sagedusest, kus füüsiline keha, kuna me elame siin maailmas, on ju, kus füüsiline keha elada saab, et me ei saa sellest sagedusest ju välja minna. Aga me saame nagu muuta oma energeetilist süsteemi selles mõttes, et milles see süsteem siis väljendub. See on põhimõtteliselt selles, et kas sinu mõistus, ehk siis sinu teadvus ja sinu hing teevad oma vahel koostööd, ehk kas seal vahel on see ühtsus. Ja kui see on, siis asjad saavad juhtuda. Ja kui me võtame siia transurfingu põhimõtted või transurfingu mudeli, mille abil olukorda seletada, siis transurfing ütleb selle kohta niimoodi, et kui su hing ja mõistus teevad koostööd, siis tegelikult su eesmärgid ja sihid ja asjad saavad nagu hoogu juurde. Ehk sa ei pea enam oma jõuga asju tegema, vaid maailm tuleb sulle siis vastu. Siis, näiteks, et kui me nüüd kordame neid ilusaid lauseid endale ja teeme seda regulaarselt, teeme seda igapäevaselt või mitu korda päevas, aga kui meie sees on mingisugune selline kogemus või selline teadmine, mis on siis salvestanud, ütleme siis energeetiliselt, negatiivse või sellise puudustundliku jälje, eks ole, siis me toodame juurde valet. See tähendab seda, et mu pea mõtleb ja keel räägib ühte asja, aga mu keha tunneb teist. Ja kui konflikt tekib mõistuse ja keha vahel, siis keha jääb peale. See tähendab seda, et kui keha on erroris, siis mitte mingit küllust, mitte mingisuguseid eesmärke, mitte mingisugust sihti tulla ei saa. Selles olukorras see ei tähenda, et sa üldse ei saa, aga sellise teadlikkuse, sellise energeetika juures see ei ole sul lihtsalt hetkel võimalik, on ju. Mis siis juhtub, kui sa toodad seda valet juurde? Tegelikult su süsteem, su närvisüsteem ja ka ütleme rakutasandi süsteem läheb paanikasse. Ja seal võivad olla ka väga paljud ärevuse põhjused näiteks, et tänapäeval on hüppeliselt kasvanud siis ärevate inimeste hulk, et see on see, et süda tahab ühte või hing tahab ühte, mõistus tahab teist, eks ju, ja seal vahel on konflikt või pinge. Ja maailm peegeldab meile tagasi seda, mida meie rakud tunnevad. Ehk see energeetiline, see, kuidas sa energeetiliselt oled hetkel seadistatud või kuidas sa ennast tunned, on ju. Ja see tähendab seda, et just nimelt, et maailmaruum või universum, kui sulle meeldib nii mõelda või minule meeldib see sõna, et ürgilm, eks ole, peegeldab meile tagasi seda energeetikat, mis meis on endas olemas, sest sellest me saame aru. Kui minu sees on selline vibratsioon, mis resoneerub vaesusega, siis maailm peegeldab mulle vaesust tagasi. Kui minu sees on selline vibratsioon või selline energeetika, mis resoneerub konfliktidega, siis maailm näitab mulle konflikte. Need on minu isiklikes suhetes, need on muudes ümbritsevates suhetes ja nii edasi, eks ole. Kui
minu sees on selline energeetika, mis vibreerib samal lainepikkusel enese vähendamisega, et ma ei oska midagi või olen saamatu või ma ei ole keegi, siis maailm peegeldab mulle kõiki neid olukordi, kus mul oleks põhjus tunda seda, et minust ei sõltu midagi ja ma ei ole mitte keegi, eks ole. Nii, et mitte sõnadest ei sõltu see, vaid sinu energeetilisest seisundist, eks ole. Ja kui me nüüd vaatamata oma kehvale energeetilisele seisundile kasutame ikkagi neid suuri üllaid sisendusi ja lauseid, siis tegelikult, mis sõnumi me siis sinna ürgilma või maailmaruumi siis saadame, on see, et ma olen paanikas, ma olen hädas, aga ma oskan seda olukorda hästi maskeerida oma ilusate sõnadega. Ja ka maailm siis peegeldab tagasi sulle sinu paanikat ja häda, mitte sinu ilusaid suuri sõnu. Ja kujuta nüüd ette, et sul on näiteks imeilus kristallkann või kristallvaas, mis on täidetud kristallselge allikaveega. Ja see allikavesi on siis kõik sinu ilusad eesmärgid, sihid, afirmatsioonid, taotlused, palved. Et see on see kõige selline essents. Ja see karikas on see, milles sa hoiad seda oma essentsi. Aga see karikas ei ole, kuidas ma ütlen, ta tegelikult ei ole terve, tal on jämedad, laiad, mustad mõrad, et need on justkui need energeetilised mõrad. Seesama häda, viletsus, paanika, hirm ja nii edasi, eks ole. Et need on siis need sinu traumad või varasemad kogemused, mis on justkui lahendamata või mis on justkui hoiavad. Asi ei ole nendes kogemustes, vaid asi on selles seisundis, mida need kogemused on sinusse jätnud. Ja kui see seisund on endiselt selline haavatav ja tundlik, nii-öelda nagu natukene selline verine haav on ju, siis kõik see ilus ja hea, mis sul seal karikas on, see tahab sealt ju välja voolata nende avade kaudu on ju. Et seal on siis igasugused, need mustad mõrad on siis igasugused läbitöötamata konfliktid, häbitunne, süütunne ja igasugune muu selline haiget tegev või häiriv sisemine reaalsus. Ja sõnad üksi ei muuda energeetilist reaalsust. Ja nüüd vaatame siis lähemalt, et milles siis seisnevad need mustad mõrad seal sinu karikas. Ja nagu ma lubasin, et toon välja siis 3 sellist põhilist teemavaldkonda, millele võiks oma elus tähelepanu juhtida. Ja esimene nendest valdkondadest on siis süütunne ja liigsõltuvused. Ja süütunne on nüüd üks asi, mis on hästi paljudele inimestele iseloomulik. See on teatud põlvkondade üleskasvamisel, sest et ütleme selline hirmutamine oli ju kasvatusmeetod, eks ju, ja see tekitab süütunnet, et ma ei ole piisavalt hea. Siis süü ja häbitunne on mõnes mõttes natukene sarnased, et need on mõlemad õpetatud tunded, et kui ülejäänud tundespekter on siis selline, mis on nagu loodud sellele, et inimene saaks tunda nii valu kui rõõmu on ju, siis süü ja häbitunne on õpetatud tunded. Ainuke asi, et häbenetakse tegusid, käitumist on ju, et nii ei käituta, nii ei tehta, aga süütunne on veel sügavam, et see on identiteedipõhine. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kui ma nagu tahan midagi või kui mul läheb hästi, siis ma tunnen ennast süüdi. Et see tundub nagu jabur või ajuvaba, aga võib-olla sa saad sellest siiski aru, kui me siin natukene edasi arutame, et äkki see teema läheb selgemaks. No näiteks oletame, et sa tahad omale ideaalset või sellist toetavat paarisuhet ja sa ütled siis neid sisendusi oma paarisuhte kohta, aga kui sul on näiteks emakas või südamepiirkonnas häbitunne, siis see paarisuhe sellest ütlemisest paraneda ei saa. Ja miks see häbitunne mul on või sinul või kellelgi teisel? On see, et meie varasemates suhetes on olnud siis need olukorrad, mille pärast me ennast häbeneme või mille pärast me ennast süüdi tunneme.
Need võivad olla ka sellised pealtnäha lihtsad asjad, näiteks kui suhte kontekstis sul on mingisugune teema, mis ütleme tihti väga paljudel inimestel, väga paljudel noortel inimestel suhete alguses võib see olla näiteks see, et ei julgeta väljendada enda soovi või hirmu või seda, et ma ei ole selleks suhteks valmis, et seda häbenetakse öelda, et ma ei ole valmis ja siis nii-öelda selle vait olemise all siis või välja ütlemata jätmise all siis nõustutakse näiteks tingimisi seksuaalvahekorraga, milleks tegelikult valmis ei ole. Et see võib tekitada nii häbitunnet kui ka süütunnet, on ju. Siis võib mis iganes traumaatilisi suhteid võib olla on olnud, eks ju. Samamoodi see võib tekitada häbi või süütunnet. Ja kui nüüd need häbi ja süütunded on minu sees alles, siis see energeetika, mis on suhetest, salvestub siis emaka piirkonda, naisterahvastel, eks ole. Noormeestel või meesterahvastel salvestub see eesnäärme piirkonda, jah. Ja siis ja hilisemas vanuses võib siis hakata seal mingisuguseid lisaprobleeme tekitama. Aga nii kaua, kui ei ole selle teemaga, seda teemat teadvustanud endale, et mul üldse need asjad on sellised olnud, et see on nagu mingi põhjus, on ju. Et nii kaua need muutused ka väga ei saa tulla, et ütled või ma ütlen, et siis tekib see, et on eduelamus ja tekib tagasilangus, on ju. Ja see nüüd oli suhte kohta, samamoodi ükskõik mille kohta taotled, et vaat ma tahan näiteks, et ma tahan omale meeldivat tööd, midagi, mis mind inspireerib või midagi, mis mind kuidagi õnnelikuks muudab, on ju. Aga siis ma mäletan oma esimesi töökogemusi selliseid, mis mulle ei meeldinud ja kus ma nagu tundsin seda süüdistust või et sa teed nii vähe või sa oled nii aeglane või sa ei saa millegagi hakkama, on ju. Ja siis sealt on see koht, et aga kui ma millegagi hakkama ei saa, siis kus ma ikka sellist tööd leian või kuidas ma seda saan siis sellist, mis mulle meeldib, on ju. Ja see nüüd on lihtsalt teine näide, on ju. Ja niimoodi võib ükskõik mille kohta võtta, et kui meil on see häbitunne või süütunne või liigsõltuvused. Liigsõltuvused võivad siis olla tegevustest, et mingid valdkonnad meie elus on üle stimuleeritud. Tänapäeval on loomulikult telefon üle stimuleeritud, on ju, internet on üle stimuleeritud inimeste elus, aga osade inimeste jaoks on ka seks üle stimuleeritud, eks ole, siis võib olla mis iganes töö on tähtsam kui kõik muu elu. Et inimestel on erinevad asjad, on ju. Ja kui mul nüüd on sellised olukorrad, mis mind on häirinud, vahet ei ole, on see siis suhete kontekstis, kas siis millekski mitte valmisolek, välja ütlemata asjad, konfliktid, nõme enesehinnang, mis ei lase mul elus edasi samme astuda ja nii edasi, et vahet ei ole, mis valdkonna võtame, on ju. Siis juhtub seal see lugu, et nende samade energeetiliste, nagu ma seal karikas ütlesin, need energeetilised mõrad, need tumedad, on ju. Et füüsiliselt meil ju seda karikat tegelikult ei ole, aga need samad mõrad on siis seal need kanalid, mille kaudu me iseenesest toidame neid traumaatilisi kogemusi. Ehk siis öeldes, olles oma, ütleme niimoodi, et kui ma ise ei suuda oma elu juhtida, siis minu häirivad tunded või minu dramaatilised traumakogemused juhivad mind. Ja nüüd see, kui ma olen marionett oma varasema eluloo käes ja ütlen sealjuures ilusaid sisendusi ja meeldivaid sõnu iseendale või maailmale, siis tegelikult nende ilusate sõnadega ma nuuman seda häirivat emotsiooni ja traumaatilist kogemust ja maailm ainult naerab mu peale, eks ole. Et ma justkui siis finantseerin seda, eks ole. Ja see tähendab seda, et kuigi see minu afirmatsioon või see sisendus võib olla orienteeritud, ma ei tea, uutele suhetele või toetavatele suhetele või mis iganes muudele tööalastele või huvialastele kogemustele, siis iseenesest see taotlus, mille sa nagu verbaalselt välja ütled või mentaalselt kirja paned, lendab nagu energeetiliselt vastu betoonseina, et ta ei saa sealt edasi. Siis teine põhjus,
et kui esimene, miks meie need afirmatsioonid ja sisendused ei täitu, oli liigsõltuvused, häbi ja süütunne, siis teine põhjus on siis kas hea tüdruku või hea poisi sündroom. Sind on kasvatatud olema sõnakuulelik ja sõnakuulelikkus iseenesest ei ole halb omadus. See on väga kasulik väga paljudes olukordades. Aga olles kasulik väga paljudes olukordades, me unustame iseennast ära. See tähendab seda, et me asetame kõik teised endast ettepoole. Kõik teised on tähtsamad, teiste vajadused on olulisemad. Kui see minu sõna või minu jutt häirib kedagi, siis ma ei räägi seda, sest ma ei taha, et teised ennast halvasti tunnevad ja nii edasi ja nii edasi. Vahet ei ole, kas need teised on meie pereliikmed, sugulased, sõbrad, kolleegid. Ja sealt läheb see nagu käima, eks ole, et olles siis kõigi vastu hea, me kurname oma isikliku energia välja. Ja kui ütled näiteks, tänapäeval on hästi populaarne, et armasta ennast, on ja siis kui ütled endale, et ma armastan ennast, on ja, siis sinu aju iseenesest sõna otseses mõttes naerab selle üle, sest kõik su otsused ja kõik su teod näitavad ju risti vastupidist. On ja? Et mõtle nagu selle peale, et kus sa nagu saboteerid ennast, et annad endale lubaduse. Vaat, et hakkan, ma ei tea, iga päev võimlema või joon piisavas koguses vett või jalutan tund aega väljas. Ja siis 3.-4. päeval sa enam seda ei tee, eks ole. Ja siis sa räägid, et sa armastad ennast ja sa hoolid endast ja sa teed ei tea mida. Aga sellel hetkel su aju naerab selle peale, sest ta juhindub sinu käitumisest, mitte sinu sõnadest, on ju. Ja asja põhimõte on siis selles, et nii kaua, kui sa näitad, et sa oled ise oma prioriteetide järjekorras viimane, nii kaua need sinu sisendused ja taotlused ei tööta. Ja see ei tähenda, et sa hakkad ennast upitama või ennast tähtsamaks pidama. Ei, aga sa arvestad endaga. Sa lihtsalt arvestad endaga ja ongi kõik. Ja see ei tähenda, et sa ei võiks teistega arvestada. Kui see sobib sinu kavasse ja kui see teistega arvestamine sulle endale ka rõõmu pakub, siis seda tulebki teha, on ju. Sest et meie energia voolab sinna või ühesõnaga, et meie energia hakkab siis voolama juurde sinna, kus kohas on täielik ausus iseenda vastu. Ehk siis, kui sa hakkad enda vastu täielikult ausaks, siis sellisel juhul hakkab uut energiat juurde tulema. Olgu see siis paremate suhete näol, meeldivama töö näol, suurema raha näol või ükskõik, mis siis veel, et mida sa iganes tahtnud oled, on ju. Siis, et siis oluline on meelde jätta, et nii kaua, kuni sa valetad endale ja päästad kõiki teisi, lendavad kõik su külluse sisendused vastu energeetilist betoonseina. Et see on hästi-hästi oluline. Et minu jaoks oli see ka nagu väga valgustav, et see ei tähenda, et ma olen teiste aitamise ära lõpetanud. Ma ikka aitan, sest mulle meeldib. Aga see on see, et kui ma ise tunnen rõõmu, on ju. Aga minu elus on olnud siin aastaid tagasi selliseid perioode, kus ma tõesti lihtsalt tegin. Ja see maksis ennast väga vastikult kätte, eks ole. Siis kolmas põhjus või kolmas asi, mis neid energeetilisi mõrasid siis seal meie sees alles hoiab, on varjatud passiiv-agressiivne viha. Ehk siis varjatud passiiv-agressiivsus. Et meile on ju alati räägitud seda, et viha on halb tunne ja viha ja pahameel ja kõik sellised asjad, neid ei tohi välja näidata. Ja head inimesed ei olegi vihased. See on vale. Kõik inimesed on vihased. Ehk siis viha tuleb tagasi hoida, viha tuleb maha suruda ja nii edasi, on ju. Mõtle nüüd selle peale, kas sinul on olnud sellist olukorda, kus sa oled ennast täielikult maha surunud, aga sisemuses niimoodi keeb kõik, et hea meelega tahaks kellelegi mööda kaela anda. Minul on olnud näiteks selliseid olukordi ja see ei tähenda seda, et ma võtan ja lähen annan mööda kaela, vaid sellises olukorras on oluline tunnistada endale, et see viha minu sees, mitte see inimene ei aja mind vihaseks, vaid see viha minu sees, teine inimene on päästik, on ju. See viha minu sees on praegu nii suur, et see võtab silmanägemise ära. Ma pean seda endale tunnistama, et see on minu viha, mitte see, et teine inimene ajas mind vihaseks või tegi midagi. Teine inimene, ma olen tänatud, et ta tegi midagi, sest et ma sain teada, et ma olen vihane.
Siis mis siis veel? Ja nüüd on niimoodi, et kuna meid on õpetatud korralikeks ja viisakateks ja nii-öelda oma tundeid eitavateks, tundeid külmutavateks, on ju, siis meil on hästi oluline siinjuures meeles pidada seda, et tunded, kui sa kujutad ette, et tunded on nagu vedelik, või kui sa kujutad ette, et mul on praegu peopesad, aga kui sa kujutad ette sellist füüsikalist katset, kus meil on, ma ei tea täpselt, kuidas see nimetatakse, 2 anuma seadus või ma ei tea, kuidas selle kohta öeldakse, 2 anumat, mis on täidetud vedelikuga, on põhja kaudu teineteisega juhtmetega või voolikutega seotud. Nüüd, kui ühes anumas veetase tõuseb, mis juhtub teisega? Teises ka tõuseb, on ju. Ehk siis, kui sina saad positiivset lisaenergiat, siis sind ümbritsev inimene, kes on sinuga seotud, saab ka, on ju. Vastupidi, kui ma nüüd ühest võtan ära, mis teisega juhtub, teises ka väheneb, on ju. Nüüd on see, kuidas me energeetiliselt oleme seotud. Ja kui nüüd on see, et kui nüüd siin on midagi, mis paneb plahvatama, see on see viha, mis juhtub teise anumaga, teises jääb ka veetase väiksemaks, on ju. See tõmbab siit kohe ära, ta on ühendatud sellega, eks ole. Nii, ehk siis see viha võtab meie nii minu, kui ma vihastan, kui ka teiste inimeste energia tegelikult ära. Ja nüüd on see koht, et kuidas, mida ma tahtsin tegelikult selle katsega kirjeldada seda, et jah, et üks asi, kui ma vihastan, kui mul siit üle keeb, siis teises anumas ka see veetase nagu väheneb. Aga kujutad nüüd ette seda, et kui ma nüüd püüan midagi maha suruda, ühest anumast püüan maha suruda, siis teises anumas hakkab kasvama. Ja see on see koht, miks me mõnikord, kui mina oma viha püüan maha suruda, siis minu jaoks olulised inimesed, vahet ei ole, kas need olulised inimesed on minu pereliikmed või mingid muud inimesed, kellega ma suhtlen, on ju, siis tegelikult nende samade energeetiliste kanalite kaudu me oleme ühenduses ja see tähendab seda, kui mina surun maha, siis kelleski teises hakkab see pinnale kerkima. Ja ta toob ikka selle välja, ehk siis see ongi see inimene, kes mind lõpuks vihale ajab. Aga see on minu viha, mida ma olen alla surunud, on ju. Tema on ainult see indikaator või päästik. Ja siis juhtub veel selline lugu, et pane nüüd tähele, kui nüüd see anum, mida ma maha surun, on kõik, et see on vedelik, nimetame teda vesi, on ju, mis iganes vedelik, et need on kõik minu emotsioonid. Et kui ma surun viha maha, kui ma midagi maha surun, siis sellel hetkel ma ei saa ju tunda ka midagi meeldivat. Ma ei saa tunda rõõmu, õnnetunnet, rahulolu ega midagi muud. Ma surun maha, siis ma surun kõik. Et kui mu tunded on tuimad, siis nad on tuimad nagu kõige suhtes. Ja see nüüd ongi hästi oluline siin teadvustada endale, et viha maha surudes me surume maha ka positiivsed võimalused. Me surume maha ka selle energia, mis on tegelikult vitaalne, mis on loominguline. Ja mida me saaksime kasutada siis kas enda avardamiseks, oma piiride seadmiseks, mis iganes asjade tegemiseks, eks ole. Ka enese väljendamiseks, et kui me ei suuda ennast väljendada, ega piire seada, eks ole, siis me võime öelda, vaat piiride seadmine on ka siin oluline, see, et piiride seadmine ei tähenda siis seda jõulist, et kaduge siit kõik minema ja ma ei taha teie nägusid näha, vaid piiride seadmine on siis selline enesekohane tagasisidestamine, ma ei ole praegu sinu tingimustega nõus, kas sa saad sellest aru, sest minu jaoks on tähtis see ja see, sa annad selgelt, loogiliselt ja adekvaatselt lihtsalt teada, mis sulle meeldib ja mis sulle ei meeldi, Aga kui me surume maha endas emotsionaalset energiat, siis me ei ole võimelised oma piire seadma ega ennast ka verbaalselt väljendama või ütlema teisele inimesele, et kuule tead, minuga on nüüd selline lugu, Ehk siis ei tasu, et siis need roosad igasugused mannavahu afirmatsioonid, nad lihtsalt ei toimi, sest sinu sisemuses töötab teine programm. Ja kuidas siis suhelda ka, aga kuidas siis need energeetilised lekked või mõrad siis sulgeda enda sees?
et annan siinkohal siis mõned nipid ka, et ma tegelikult mõned asjad ütlesin ära, et esimene asi on see, et ole enda vastu täiesti aus. Väljenda oma tõde ja see ei tähenda, et teised inimesed sinuga nõustuma peavad. Meil kõigil on õigus mõelda ja arvata, mida me tahame, sest meie tee on erinev, elutee, elusaatus on ju. Et ütle oma tõde välja, et mitte see, et jätke mind rahule, vaid ma olen väsinud, on ju. Või see, mis te lõugate siin, ma tahan vaikust. Saad aru, et need on täiesti erinevad asjad, on ju. Ja sa tunned, kuidas toimub energeetiline muutust. Vaata, kui ma ütlen sulle, et mida sa lõugad siin, tegelikult ärevus jäi minu sisse alles. Aga kui ma ütlen, et ma palun vaikust, sellel hetkel ma tunnen, et tegelikult tekkis lõdvestumine. Sa võid ise ka proovida neid järgi teha, et sa näed, mis vahe on tegelikult sellel, eks ole. Ja vaimses maailmas ongi niimoodi, et kui me tunnistame oma valu või probleemi, siis me tegelikult saame oma jõu tagasi. Nii, teine punkt. Veendu ei ole teadlik, kuhu su energia voolab. Ehk siis seni, kui sa mõtled teistele inimestele, vahet pidamata, igasugustele olukordadele, aruannetele, mis iganes koosolekutele, ehitamisele, millele iganes, eks ole, on su karikas pidevalt tühi. Sa kogu aeg annad oma energia sinna ära. Ja see tähendab seda, et leia iga nädal mingisugune võimalus mõnest tegevusest loobuda või vähendada ja see ei tähenda see, et ma ühtegi nendest tegevustest ei tee, vaid iga nädal sa loobud ühest asjast, mille peale su sisetunne ütleb ei. Ja siin on hästi oluline kuulata või teha vahet päris sisetundel ja hirmu sõnumitel, sest hirm võib ka öelda kogu aeg ei, on ju. Aga kui ma olen juba enda suhtes aus, siis ma tegelikult tunnen selle hirmu ära. Ja see tähendab ka seda, et loobu siis võimaluse korral suhtlemast nendega, kes sind energiast tühjaks tõmbavad, sest me ei pea kulutama ennast. Ja kui sa kulutad, siis see on sinu valik, et siis ära kurda ka nagu selle üle, on ju. Ja sinu energia tegelikult järgneb sulle, et kui sa hakkad iseennast märkama, endaga arvestama, vastavad ka kõrgemad jõud samaga, ehk nad hakkavad ka sulle sama tagasi tooma. Kui sina hakkad endaga arvestama, siis see maailm või see ürgilm hakkab ka sinuga arvestama, eks ole. Et siis jõuavad sinuni need uued võimalused, mida sa võib-olla muidu nagu nii-öelda tahtsid, aga mis ei tekkinud. Ehk siis afirmatsioonid ehk sisendused töötavad ainult siis, kui sinu enda energeetiline sagedus või energeetiline vibratsioon vastab sellele. Ehk siis su keha ja hing on mõlemad lõdvestunud seisundis, et sa ei saboteeri ennast ise, eks ju, rahulikus, nauditavas olekus. Vaata, see on see koht, et me siis ei taotle nagu seda, mida sul ei ole, vaid sa juba tunned, et sa nagu oled, on ju, või sa oled juba, kuigi füüsiliselt sul ei ole, aga energeetiliselt sa juba tunned seda ühendust. Ja see on see põhjus, miks väga paljud, kes räägivad materialiseerimisest või manifesteerimisest, kui sulle see sõna sobib, siis nad ütlevad ka seda, et ela juba seda elu. See ela juba tähendabki nagu seda, et ma juba olen sellel lainel, et siis saavad need asjad juhtuda, on ju. Ja siis hakkab kõik nagu orgaaniliselt või iseeneslikult nagu voolama ja korrastuma ja liikuma siis parimas suunas, mis sellel hetkel nagu võimalik on, eks ole. Et siis sa ei ole enam küsija ega taotleja, vaid siis saab sinust alkeemik. Ja alkeemik saab sust siis, kui sa enam jõuga ei suru, vaid kui sa oma olemasoluga muudad asjade käiku. Ja olemasolu ei ole lihtsalt see, et ma vegeteerin siin käed risti rinna peal, vaid olemasolu on siis see, et ma mõistan asju sügavuti, ehk mul on mingit sorti selgus ja äratundmine, sest maailm annab sulle seda, millena sa ise ennast tunned, mitte kellena, et kes ma siis olen, ma ei tea, naine ja ema ja psühholoog, on ju. Ei, need on ametid ja rollid, on ju.
kes ma inimesena, mis see minu olemuslik essents on. Vaat seda ma pean õppima tundma ja siis maailm hakkab mulle sellena nagu tagasi pakkuma. Ehk siis maagia, see, et asjad lihtsalt imelisel väel juhtuvad, saab juhtuda siis, kui lõpeb enesepettus. Mina olen Kaidi Livelb, psühholoog, psühhoterapeut ja sellega on meie tänane vestlus lõppenud. Kui sind miski siin kõnetas või mõtlema pani, siis ole hea, anna palun kommentaaris sellest märku. Kohtume nädala pärast. Tšau, tšau!